tere pühapäeva hommikut kõigile, kes meid vaatavad. Ja mõnusat pühapäeva. Meie otsustasime pühapäeval rääkida eelarvamustest ja tabudest tantras. Millal siis veel? Millal siis veel, kui mitte pühapäeva hommikul. Kokki kõrvale. Ja tule sina ka meid kaasa kuulama, mõtlema ja ka kommenteerima, et kutsume sellisele interaktiivsele vestlusele ja tahaksime kuulda ka teie arvamusi, nii et tere tulemast siis. Meie võib-olla oleme kuulnud siin aja jooksul teatud siis eelarvamustest, aga võib-olla on asju, millest me ei ole kuulnud, et ole hea, esita küsimusi kindlasti siia, siis me saame kohe kommenteerida ja kõik küsimused saavad vastused. Ja kui sulle tundub, et ajavad täielikult padana, siis võib ka välja. Ole aus, nii nagu tantras öeldakse, ole kohalolus ja ole aus, et praktiseerime siis ka tantrat täna siin pühapäeva hommikul, aga miks meil siis tekkis üldse teha live, et meile on jõudnud infot ja inimesed räägivad linna peal, et tegelikult tantra ümber ja ka tantra festivali ümber on palju eelarvamusi ja ka mingis mõttes võib-olla hirme, et kas ma üldse julgen tulla tantra festivalile ja mis seal siis saama hakkab. Ja mis siis veel juhtub, kui äkki mu ülemus või naabrimees on ka seal festivalil? Kuidas siis käituda? Mis siis teha? Kumb siis lahkuma peaks? Aga lähme siis kohe edasi. Margus, sa esitasid sellise põneva küsimuse, et mis siis teha, kui sa näed oma ülemus seal tantra festivalil? Ja mina mäletan väga hästi seda, et kui mina siis oli esimesele tantra sündmusele läksin, siis kadunud Pairava joogakoolis, see oli üks õhtune sündmus ja siis ma läksin kohale, siis ma jõudsin umbes 15 minutit nagu varem ja siis ma tegin 4 tiiru ümber maja, et mitte liiga vara sisse minna, sellepärast, et äkki on mõni nagu muu elu tuttav seal ja siis, kui ma läksin sisse ja astusin garderoobi, siis esimene tüüp, kes mulle vastu vaatas, oli mu valduvõtja. Nii et see, mida sa kõige rohkem kardad, see realiseerib. Aga mis sa tegid? Ei, no tegelikult tuli välja, et olid seal täpselt sama asja pärast nagu mina. Ta ei olnud üldse tulnud väga vaatamas, kus paganama kohas see Margus käib õhtuti. Et see on üks tabu, et tõesti, et kui me räägime tantrast, et tantra on ju üks elu loomulik osa ja see annab sulle tööriistu, kuidas elada õnnelikult ja kuidas olla oma kehas. Ja siis sa tuled sinna ja mõtled, et miks mul on need tabud, eks. Nii et isegi Margusel on olnud tabud, nii et see on täiesti okei. Kas Igor, sul on olnud ka selliseid hirme? Ma ei mäleta. Sellest on natukene aeg juba möödas, aga selliseid hirme otseselt ei tule küll meelde. Sest tol ajal oli see kuidagi nii uus asi ka, et sellest ei olnud veel jõudnud mingisuguseid selliseid küla mingid hirmulugusid tekkida. Et siis alles see võib-olla alles tuli ja need igasugused sellised kahtlased artiklid, mis inimestes nagu hirmu tekitasid, need tulid hiljem. Ja siis võib-olla need ongi olnud sellised mainekujundajad nagu mingisugune Õhtuleht või mingisugused kinofilmid, kus mingisugune panopidu on ju, et sealt on võib-olla inimestel see hirm sisse jäänud. Algul mina nägin seda ikkagi kui sügavat joogaõpetust ja ma läksin sinna nagu õppima. Jah, mul ei olnud sellist tunnet, et kas see on kuidagi piinlik või et kas ma peaksin siin olema. Ja kui nad hakkasid rääkima seal ka selle koolituse käigus räägiti ka seksuaalenergiast, siis ma sain aru, et jah, et see on midagi sellist, mida igal pool ei kuule võib-olla. Aga sellist valehäbi minus ei ole see kunagi tekitanud. Pigem, mina leian, et Eesti selline saunakultuur on meis kasvatanud väga head suhted meie kehadega. Ja me ei häbene oma keha ja me ei häbene ka teisi inimesi, kui nad on saunas paljalt näiteks. Ja mulle väga meeldis vahel vaatad neid, kes tulevad tantra festivalil Hispaaniast, mis on nagu sügavalt katoliiklik maa ja Itaaliast tulevad mõned osalejad ja siis nad satuvad meie sinna saunaalale ja nad täiesti te olete kõik paljad seal ühes ruumis sees või? See on nende jaoks selline šoki elamus
ja meil on nagu kõik, et come on, mis asja, tule edasi, võtta, pane uks kinni, noh. ühesõnaga, eestlased on siis tantristid olnud juba sünnist saadik, eks? jaa. Et see ja on meil hea üks tund. aasta oli meil isegi üks naine hakkas sünnitama saunas ja meil oli sihuke seiklus seal, et meil on pulmasid tehtud tantrafestivalil ja sünnitatud tantrafestivalil, mida kõike, noh, see elu, see on nagu elu osa. elu, nii nagu me alustasime, tantra on elu osa. Tahaksin juurde öelda, et tegelikult ütleme, kui me vaatame neid samu artikleid, mille Igor viitas, siis ega siis see vaene leheneiger peab ka ennast kuidagi elatama ja müüma, eks ju. Siis tegelikult, kui sa loed selle artikli sisu, kui ma loen selle artikli sisu, siis tihtipeale see sisus on kõik väga õige ja väga ilus ja väga hea. Aga pealkiri on selline, et eks ju. Et noh, selles suhtes, et aga mõtle ise, kui sa loed, eriti veebis loed lehte, no kui palju sa sellest sisu loed, sa scrollid pealkirja, eks ju. Eks see on see, mis on saate ennast, sisu isegi suhteliselt okei tihtipeale. Kuulge, aga mina toon teid tagasi maa peale, sellepärast, et me oleme harjunud sellega, et me oleme oma selles tantra kogukonnas, kus inimesed ongi hästi võib-olla vabad, nad tunnevad oma kehadega hästi, aga kui sa natuke lähed välja sellest kohast, siis ma ei tea, ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, aga minu tutvusringkonnas on ka inimesi, kes ei tule alasti sauna teistega ja kes tegelikult tunnevad häbi oma kehade ees. Ja me tahame tegelikult öelda, et tantrafestival on selles mõttes, põhineb ikkagi vabadusel ja vabal tahtel ja kui sa tunned, et sa tahad minna sauna ujumisriietega, siis tegelikult ka selle peale küsimus on sallivuses ja tantrafestivalil on väga palju sallivust. Et tantrafestivali tegelikult ka need töötoad ei ole mõeldud ainult nendele, kes juba tunnevad ennast vabalt oma kehadega, vaid tegelikult on seal ka algajatele selliseid töötubasid, kus sa saad vaikselt uudistada ja aru saada, et mis on siis selle taga, et see nii loomulikku asja nagu oma keha võib-olla häbenedki, mis on ka täiesti ju normaalne kogemus, et mina olen küll oma kehaga kunagi häbenenud, et täna enam mitte, mul on nii hea meel, see on nii vabastav, kui sa oma keha ei häbene. Ja see ka, et me aktsepteerimegi seda, et sul ei ole seda survet, et sa tõesti pead nüüd ka alasti minema sauna, et kui sinu jaoks on see, et sa tahad, ma ei tea, panna sarongi ümber, lina ümber, oma ujumisriided ümber, siis see on ka okei, et ma arvan, et üks tabu, kui me vaatamegi näiteks tantrafestivali või tantrat, on see, et tihtilugu inimesed arvavad, et nad peavad tegema midagi, mida kõik teevad. Ja meiegi soovime seda kindlasti rõhutada, et see ei ole nii, et alati kuulan oma sisetunnet ja lähtun vastavalt sellele, et mina tunnen ennast hästi ja turvaliselt. Aga ma ikkagi, Kristiina, tahaks küsida ka sinult, et kui sina läksid esimesele tantrafestivalile, kas sinul olid mingid sellised hirmud või tabud või eelarvamused? Ei olnud tegelikult, sellepärast, et mul endal oli nagu nii suur huvi just nimelt selle vastu, nagu ma isegi ütlen ausalt, et mul oli väga suur huvi seksuaalsuse vastu, et vaimsuse vastu oli mul nii juba eelnevalt huvi ja ma olin hästi pikalt kundalini joogaga tegelenud, aga ma kogesin, et minus on seksuaalsus ja üsna tugev ja ma saan just nimelt igalt poolt vastu sellist nagu seina, et ühiskonna mõttes nagu sellest ei räägita, oma sõbrannadega ma sellest väga palju ei rääkinud, et ma ei tea, oma tunnetest ma võisin ju rääkida, et kuule, et ma ei tea, kuidas sa tunned ja kuidas sa sellega hakkama saad, aga seksuaalsusega nagu, siuke tunne, et kõik nagu naeratavad ja siuke nagu kohmetu nägu ja et sellel ei olnud nagu loomulikkust. Ja samuti see, mina vähemalt kundalini joogas, kuigi seal oli väga palju sellist elulist õpetust, et kuidas, ma ei tea, energiatega toime tulla ja nii edasi, siis seksuaalenergia kohta oli väga vähe infot ja see oli isegi lausa natuke siuke dogmaatiline oli see, et mul oli nagu siuke tunne, et mingi osa minust on nagu ära lükatud või et sellel ei ole nagu kohta lihtsalt. Täpselt. Ja sellepärast tantra oli minu jaoks ülipõnev teekond ja see ka väga plahvatuslikult, ütleme niimoodi, et ma nagu võtsin omaks selle osa, mis oli kuskil peidus ja sain nagu nautida seda ja see on toonud nagu nii palju sellist elujõudu ja elurõõmu, sest kui sa enda osa ära lükkad, siis üks väga tähtis osa sinust ju. Jah, et minul ei olnud neid tabusid, aga ma võin öelda, kus mul tekkisid hirmud, oli siis, kui me tantrafestivali hakkasime korraldama ja siis sa said aru, et sinna tulevad kohale ka sinu
nii-öelda, ma kutsun neid eelmisest elust inimesi, et siis, kui ma veel tantraga ei tegelenud, et selline noh, minu taust on ju tegelikult, ma olen jurist ja mul on selline üsna hästi ametlik nagu eluteekond ja roll on. Ja siis sa vaatad, et tulevad sulle sealt juuraõpingutest nagu kursakaaslased sinna ja siis sa teed seal mingit väga sellist isiklikku ja haavatavat nagu kohta avad enda kohta ja siis käib ka see klõnks läbi, et issand jumal küll, et noh, et mis ta nüüd küll võib arvata, et isegi siis võib tulla see üles ja ma arvan, et see on normaalsus, et see, et meie mõte ei ole see, et me nagu nendest kõikidest hirmudest ja tunnetest vabaneme, aga ütleme nii, et pärast me vestlesime siis selle kursakaaslasega omavahel ja neid on siis veel hiljem tulnud selliseid tuttavaid ja siis sa avastad, et issand, kui tore, et kui me julgeme olla selles haavatavuses koos, et kui palju lähedust see toob, et kindlasti see suhe läks sellisest formaalsest kohast palju isiklikumaks ja inimlikumaks just. Ja sügavamaks. Aga vaadake, mis siit välja koorub, on see, et meil on tegelikult hirmud selles osas, et äkki ma kohtan oma, ma ei tea, äripartnerit või kedagi, kellega ma olen kohtunud teises rollis. Just. Et praegu koorub hoopis see välja. Mis hirm selle taga on? Jah, et keegi ei karda, et ma ei lähe igaks juhuks investeerimisfestivalile sellepärast, et võib-olla mu tööandja näeb mind seal ja ta mõtleb, et ma saan liiga palju palka, mul jääb raha üle, seda toppima kui investeerima. Eks ju, et selle hirmuda ka kellegi, eks ju, või vähem ma ei ole kuulnud, võib-olla kellegi on. Aga mis hirm see on, kui sa kohtad oma eks-töökaaslast või oma ülemust näiteks tantrafestivalil, mis see hirm seal taga on? Läheb võib-olla liiga isiklik. Ma arvan, et see on natuke ka see, et keda me tahame nagu presenteerida, et ma olen enda... Et mis mu roll seal töö? Ma olen välja mõelnud, kes ma olen ja näiteks milline ma olen oma vanemate jaoks. Milline ma olen oma tööandja jaoks, milline on sõprade jaoks. No see on erinevad rollid, eks ju, aga tegelikult võib-olla seal sa võtadki need rollid maha ja hakkadki avastama iseennast. Ja teisest, teine selline huvitav paralleel, mis tekib, ongi see, et järelikult on ka seksuaalsuse ümber tabusi. Ja kui me mõtlemegi, et seksuaalenergia, et ma olen oma klientidele ka öelnud, et kui me räägime söömisest või me räägime magamisest või me räägime lähedusest, siis see nagu tundub elus normaalne ja siis see seksuaalsus, nagu sa ütlesid, sa ei saanud ka oma sõbrannadega rääkida, et see on põlu all, aga kui me tooksime selle ka samamoodi esile meie ühiskonnas, nii nagu on see, et ma valin kvaliteetset toitu või ma valin omale kvaliteetse une ja valin hea voodi, siis äkki ma hoolitsen ka oma seksuaalsuse eest sama normaalselt. No, minul tekkis ükskord see hea näide, et me räägime teadlikust toitumisest ja leiame, et see on tore, aga miks me siis teadlik seksuaalsus siis on kuidagi selline, et ei, ärme ikka sellest räägi. Et noh, aga samas ma arvan, et see on ka põnev teekond, et ütleme 10 aasta pärast me vaatame sellele tagasi ja et me kõik ju kogu aeg ühiskonnana kasvama, et ei tasu ka liiga drastiliselt seda. Ja, ma mõtleks selle kohta, et need, kes veel tantrafestivalil käinud ei ole ja mõtistavad, et mis seal siis toimuda võiks, siis vaadake ära, see filmas klassi kokku tuleb 2 või 3, mis see oli see tantrafestival. Minu meelest sellest on jumala ehedalt tehtud film, et täpselt selline kamma ja seal käibki, igal ühel on oma issue. Iga üks tegeleb oma mingi värgiga, eks ju, mis iganes seal siis võimendunud on, et see on nagu elu ikka, et jaa, vaadake julgelt seda filmi, see on äge. Minu enda kogemus, kui ma esimest korda tulin tantrasse, siis minu keha oli lukus ja mul oli tabusi ja hirm seoses tantraga ja samamoodi, et kuidas ma võtan siis oma seksuaalsuse vastu, et tihtilugu meil naistena on nii palju tabusi, mis tulevad meie emalt ja meie vanaemalt ja ma olengi aru saanud, et see, et kui ma mõnikord tunnen naudingut ja naudin oma keha ja päriselt nagu luban sellel kogeda, siis mul siiamaani võib mõnikord tulla see tunne, et aga nemad ei ole saanud seda kogeda, et ma olen aru saanud, kui palju tabusi meil naistena selle ümber on ja samamoodi ma sain aru, et mu keha on nii lukus ja ma ei ole ühenduses oma kehaga, et mul oligi nagu soov avastada iseenda seksuaalsust ja iseenda keha ja seda kehalist kogemust, aga teisest küljest ma mäletan, mul oli hirm, et kas ma tõesti, kas mind sunnitakse tegema midagi, võib-olla mida ma ei taha, sellises kamba vaimus ja isegi võib-olla ma ei tea, kas ma seda tahan või ei taha, et mul nagu puudub kogemus, et kõik need tunded on hästi normaalsed
ja siis, kui ma sinna jõudsin, siis ma sain aru, et aga see ei ole ainult see seksuaalsus, et okei, et seksuaalenergia on meie eluenergia, aga ma saan seda kogeda ka, ma ei tea, üksinda mingeid praktikaid tehes. Et ma arvan, et kõige suurem tabu on see, et me peame seal tegema mingi suure grupiga koos midagi, mis on väga intiimne, mis ületab minu piirid ja seda on mulle liiga palju. Isegi kui ma hetkel ei saa seda aru, siis ma võin hiljem mõelda. Ja ma sain aru, et tegelikult see nii ei ole ja ma isegi ei pea sinna töötuppa minema. Ma võin lihtsalt kellegiga juttu rääkida või ma võin lihtsalt kuskil muru peal päikest võtta ja ma olen osa sellest festivalist. Jaa, see on võib-olla hästi palju selle seksuaalsusega nagu plokki sisse ja tegelikult kellel mis üles tuleb, eks ju. Ega võib vabalt tulla üles ega lihtsalt, et mingisugune mis iganes hingamisharjutus, mingisugune täiesti aseksuaalne teema, eks ju, kellelgi hirmsasti trigerdab. Ma näen nüüd nii veider välja seda harjutust tehes. Kuidas ma teen seda harjutust, eks ju? Keel on suust väljas või silmad on punnis või tagumik on püsti või tagumik ei ole püsti. Eks ju. Aga enamus õpetajad alati oma töötoa alguses rõhutavad, et sul on alati totaalne õigus, isegi kohustus, kui sulle ei sobi istuda sinna seina äärde ja mediteerida, eks ju. Ja kui mõni unustab seda suures eufoorias ütlemata, siis nad aksepteerivad seda igal juhul. Ja pigem see julgus, et sa nagu lähed ja istud maha ja valid ise enda, mitte ei tee seda, mis sul teha kästakse. See on pigem nagu heaks kiidetud, mitte nagu taunitud, et jaa. Üks hirm, mis mul meelde tuli, mis inimestel on tihti, on see, et pärast festivali kuskil meedias levivad pildid temast, et ta on kuskil seal saunaalal või kellegiga koos kallistab, et see on tihti peale see hirm olnud. Ja kui meil on see ju välistatud, siis meil on kaameravaba festival. Et me oleme aastaid tegelikult teinud festivali nii, et see on kaameravaba ja telefonivaba. Et keegi ei filmi, ei pildista mitte kedagi. Ja, terve festivali ajal. Ja see on ka selline psühholoogiline, et kui ma tean, et sest kui ma avan ennast ja ma võib-olla kallistan kellegiga, siis see võib olla väga intiimne hetk, isegi kui seal sees ei ole seksuaalsust. Et kui sul nagu see teadmine on olemas, siis me oleme näinud, et see annab inimestele minna veel sügavamale, kui see teadmine, et mitte keegi mind ei filmi ja ei pildista. Ja seetõttu me oleme tõesti, see on juba 5. aasta, kus meie festival on kaamera vaba ja videode vaba. Ja kus on väga positiivsed tagasisidet, kuidas inimesed ütlevad 4 päeva nutipaastu või imesid. Aga see, et mul nüüd korra mul läks nüüd see meel läks uitama või on väsinud ja ma nüüd nagu rahuldan oma seda meelt selle scrollimisega, eks sul ei ole seda scrollida. Põgenema. See on nagu täiesti teise kuhugi kohta pärast. Ja see suurendab ühte olulist asja, mida me tantras õpetame, on kohalolu. Täpselt. Et me oleme selle hetkes päriselt kohal ja tunneme, mis juhtub, ma ei tea, kellegiga suheldes, mis juhtub selle harjutuse aeg, mis juhtub, kui me sööme koos, et mul on kogu aeg meeled ärksad ja ma keskendun sellele, mis hetkel toimub. Ja sa ei põgene ära, et isegi kui tuleb selline nagu trigerdav hetk või raske hetk, et ma ei oska seda olukorras võib-olla olla või kuidagi käituda, siis mis tantra õpetab, ongi see, et ma jään kohale, ma jään vaatlejaks, ma püsin oma kehas ja ma kogen selle lihtsalt läbi. Et igapäevaelus on väga kerge, sul on mingi keeruline situatsioon, sa võtad oma telefoni ja sa põgened selle reaalsuse eest, et ka see on üks põhjus, miks me ütleme, et jäta oma nutitelefon autosse või koju ja ütle oma perele ja sõpradele, et sa oled offline'is. Vaatan, et meil on siin praegu 7300 vaatajat, et mõni võib siia jätta mõne toreda kommentaari, mis küsimused teil võivad olla seoses tabudega tantras või festivaliga. Jagada oma lugu. Palun kirjuta meile siia mõni kommentaar alla. Ja võta teetass ja kohvitass kõrvale ja kutsu oma kallim ka vaatama ja kaasa mõtlema. Vaata, mis hullud räägivad. Võib-olla ma tulen tagasi korra selle jutu juurde, et äkki ma pean tegema mingeid asju, mida ma ei taha. Et minu meelest tantra üldse ja tantra festivali kasulikkus on see, et me tegelikult õpetame, kuidas oma piire seada. Eks see ei ole ainult see, et me käime neid piire kompamas, et miks me ei suuda ju ennast valida ja võib-olla käitumegi ühiskonna normide järgi või meil on lapsepõlves nii sisse taotud, et tegema peab seda, mis teistele meeldib,
siis me nagu ei oskagi võib-olla aru saada, mida me tahame ja tantras me just toome sind endale lähemale, et sa saaksid õppida tundma, kus mu piir on esiteks üldsegi ja seejärel siis ka seda piiri väljendama ja tundma ka seda, et mis siis saab, kui näiteks keegi mulle ei ütleb, et kuidas selle tundega toime tulla. Et ja tantrafestival ei ole mõeldud selleks, et me tuleme kohale, niisugune meelelahutuslik sündmus, et kui me oleme ehedad ja endaga tegeleme, siis kogu see kasu tuleb kaasa ka igapäevaellu. Ja see ei ja jah ütlemise teema, mille Kristiina siin juba sisse tõi, et see ei ole nii, et sa pead tulema kohale ja siis vaatama, kuidas sa asjadega hakkama saad. Sa on spetsiaalselt töötubasid ja harjutusi selleks, mis on väga pika aja jooksul välja töötatud. Juhendatakse läbi, et näiteks kui sa tuled... Kuidas seda eid ja jaad öelda, ja eid on tihti veel veel raskem öelda kui jaad öelda, aga kuidas ka seda eid ja jaad vastu võtta, kui harjutada sellega, et ma saan selle eid, eks ole, meil tuleb kohe selline põhikooli, koolidisko kramp peale selle peale, eks ju, kui ma sellest räägin, et see, et lähed koolidiskole, küsid ühe tüdruku käest, küsid teise tüdruku käest, küsid kolmanda tüdruku käest, siis asja läheb jooma, eks ju. Et mismoodi võtta nagu elu tervelt see ei vastu, kuidas anda selle eid ja kuidas võtta selle vastu. See on väga oluline, sest et see ei tekitaks seda endasse tõmbumist ja okei, ma tegelikult ei tahtnudki. Ma tegelikult ei tahtnudki rohkem, siis ma tegelikult ei taha. Ja sa tegelikult saad ümber kirjutada, näiteks Margus tõi näite, et kui sul koolidiskole öeldakse 3 korda tüdruku poolt ei, siis sa tegelikult selles hetkes sul puudusid tööriistad, kuidas sellega hakkama saada ja sa võtsid seda isiklikult, et minule öeldakse ei. Aga tantrafestival õpetab ka, et kuidas seda eid siis vastu võtta. Tegelikult ei öelda minule ei, vaid sellele olukorrale, näiteks kui keegi ütleb, kas sa oled nõus tegema minuga mingi praktikat koos ja ta ütleb ei, ma ei soovi seda, siis ta ei ütle sulle ei, aga ta ütleb seda enda kohast, et ma... Valigis ennast, sest temal on see hetk praegu, võib-olla see väga meeldib talle, aga temal on mingi oma teema üleval, eks ju, või ta tahab minna vetsu või sööb ükskõik, eks ju. Ja see võib tähendada, et võib-olla õhtul seesama inimene ütleb sulle jaa, ja see õpetab meile ka seda, et mina võin otsustada ümber ja see ei ole midagi isiklikku, et mul on õigus valida kord ühtepidi, kord teistpidi. Et see tundub nagu niivõrd elementaarne, et me kõik teeme seda, aga kas päriselt me ikkagi valime enda järgi. Ja pigem utsitame neid eisi ütlema ja eisi saama. Ja see ei ole ka selline nagu, kui keegi sulle ütleb ei, siis see on valus. See teeb haiget, et me näitame ka selliseid tehnikaid, et sa võid näiteks öelda, et aitäh selle kutse eest. Ma väga hindan sinu, et sa tulid mulle seda pakkuma, aga praegu ma soovin jääda näiteks üksi. Ehk et me austame ka seda lähenemiskatset ja seeläbi me tegelikult tervendame neid samu lapsepõlve haavu, mis sealt kooli klassi õhtult alguse saanud on. Mulle tuli meelde, kuidas meil oli eelmine aasta õpetaja Michael Finkel ja me tegime ühte töötuba ja Michael ütles, et proovige kogeda, kuidas sulle keegi ütleb ei. Ja kui sulle keegi ütles ei, siis sa tähistasid, yes, mulle öeldi ei. Et see oli ka selline mänguline ja lõbus, et kuidas me saame nagu tähistada seda ja mul on hea meel ka, et see vastas olev inimene valib iseennast ja julgeb seda avaldada ja öelda. Et võib-olla siin tasub nagu selle koha peal ka peeglisse vaadata, et need sellised haavad, mis on meisse jäänud sellisest nooruspõlve ajast, võib-olla hoiavadki meid täna tagasi sellistelt sündmustelt, et me ei julge minna rahva ette, me ei julge minna sellisele sündmusele, kus on 300 inimest koos, et ma pigem valin selle turvalise omaette nokitsemise või oma selle lihtsa nii-öelda elu selle asemel, et minna ja avada ennast millegile uuele, mis tundub hirmutav ja võõras. Ja võib-olla siin ongi see koht, mida sa kui sa endas selle ära tunned, et kas sa oled valmis nagu avama ennast elule, et kogeda midagi teistsugust, selle asemel, et lihtsalt anda sellele hapu viinamarja maitselisi hinnanguid, et see on mingisugustele hipidele ja mingisugustele pervertidele ja panna sellele silt külge kõndida mööda. Et see on ka see koht, kus kas sa ise oled avatud uutele kogemustele. No minu arust näiteks tantra on väga otseselt seotud, et kui me, tantras on seksuaalenergia, et seda ei saa eitada,
aga see on seotud ka enese vaimse arenguga, et kui me räägime ainult seksuaalenergiast, kus tegelikult ei ole tööd energiatega ja enesearenguga, siis see ei ole tantra, see on ihadel põhinev seksuaalenergia või ihade rahuldamine. Aga kui me toome sinna sisse ka vaimsuse, enesearengu, eneseteadlikkuse, oma tunnete, emotsioonide vastuvõtmise ja väljendamise, siis sinna juurde tuleb, ütleme, vaimne komponent ja sellest moodustubki tantra. Nii et tantra sisaldab siis ka vaimsust ja meie töötoad on palju üles ehitatudki selliselt, kus ei ole, ütleme, sellist punast tantrat või nagu otsest nagu ihadel baseeruvat seksuaalenergiat, vaid see seksuaalenergia, eluenergia, mis on siis eluenergia, kasutatakse selliselt ja õpitakse tundma selliselt, mis on väga vaimne, väga, ütleme, isiklik ja tehakse ka palju soolopraktikaid ja meil on tulemas ka põnevad loengud ja juturingid, kus sa saad arutleda nendel teemadel, kus sa saad iseendast paremini tundma õppida, et mis on minu jaoks okei, mida ma vajan, kus kohas ma üldse olen ja on ka palju meditatsioone see aasta tulemas ja see on sinu isiklik soolopraktika, see ei ole absoluutselt seotud kellegi teisega. Aga kui me lähme nüüd siit soolopraktika ja nii edasi, siis tegelikult kui festivalil on pooled tulevad tõesti üksinda, siis teine pool ja kasvav pool on paarid. Et ma tean, et ka paaridel on tabusid. Väga palju. Ja ma tooksin välja siit samas selle ei juurde tagasi siit korra, eks ju. Nagu, et see võib ka paari suhtes ju väga olla see, et ega siis ei ole must ja valge. Eks ju, seal on need hallid toonid, aga mitte sellepärast, et ma hakkan nüüd manguma, eks ju, mitte selles hallid toonid, vaid see on see läbirääkimise kunst, eks ju. Ma pakun sulle välja sellise. Ja ütled, et kõlab huvitavalt, aga ma praegust tunnen, et ma tahaksin nagu natukene fine tuunida seda niipidi. Eks ju, ma saan selle informatsiooni kätte, võib-olla ma annan oma poolse fine tuningu sellise mõtte, eks ju. Ehk et ka samas paari värgis, mis sa välja tõid, eks ju, on nagu see, et igapäevases elus, ja see ei pea olema ainult mitte voodis, eks ju, see on ka igapäevases muus tegevuses, mis sa seal oma paari suhtes korraldad, eks ju, see läbirääkimist, et ma võtan su info vastu, töötlen ja annan omapoolse peegelduse, et saame seda peegeldada edasi-tagasi. Selline harjutus iseseisvaks eluks, eks ju. Ja tantra ongi selline teadlikud suhted, et me päriselt väljendame seda oma tõde, oma soove, oma vajadusi, oma paarilisele. Et tantra annab minu arust paari suhtele väga palju juurde just, et seda ausat kommunikatsiooni praktiseerida ja tihtilugu meie ühiskonnas ei õpetata paare seda tegema. See on ka see, et mis siis juhtub, kas nüüd on paari suhtes või siis on see suhe tekkinud, ma ei räägi isegi selles mõttes suhtena seda mingit pikaajalist suhet või armastussuhet, aga ütleme, et kui sa kellegi inimesega ju suhtled, siis tekib ka hetkeks teie vahel nagu selline korraks suhe. Et mõte on see, et kuidas me hoiame alles ühenduse. Ehk kui mina väljendan asju, mis võib-olla sulle ei meeldi ja kas sa siis eraldud ja tõmbud endasse ja ühendus katkeb ära või vastupidi, sa suudad selle vastu võtta ja väljendada oma teemasid. Ehk et ükskõik mis suhtest, me räägime ka lastega suhetest või vanematega suhetest, siis see, kuhu me nagu soovime samuti siis nagu jõuda, on see sama, et me hoiame ühenduse alles. Ja see on ju ka see, et kui sa paari suhtes mõtled, et sul on tüli ja üks räägib ühte ja teist asja, siis me ei nimetaks seda tüliks, kui me tunneme seda, et me oleme eriarvamusel, mul on valus, ma tean, et see, mida ma välja ütlen, ei meeldi teisele poolele, aga kui ma tunnen, et meie vahel jääb ühendus alles, siis me saame aru, et on turvaline tegelikult ennast väljendada, sest me ei taha seda ühendust kaotada. Ja siit edasi arendada sellisel paariterapilist suhet festivalil, eks tuled paarilisega, aga jumala pärast keegi ütles, et sa oled paarilisega koos kõigis töötupades käima, eks ju. Seesama, mina tunnen, et ma tahan minna sinna töötuppa, sina tunned, sa tahad minna sinna töötuppa, mõlemad saavad teha oma täiskasvanud inimese valiku, eks ju, ja lasta siis oma paariline sinna teise töötuppa selles lootuses, et ta kogeb seal midagi suurepärast, koos ka suurepäraste teiste töötoas olijatega ja pärast
poolteist tundi, 2 tundi saame kokku ja jagame, kui äge see experience seal oli, eks mitte see, aga samas ma tahan... mis siis saab, kui mina näiteks tunnen seda, et ma ei ole valmis? Et sa ei ole valmis üksi minema? Et ma näiteks tunnen, ma ei taha, et sa lähed oma. No siis on see läbirääkimiste koht, eks ju, et mis teis koos otsustada. Aga kas siis tantras on niimoodi, et sa ütled, et ei, see on südame avamise praktika ja meile öeldi, et tule oma hirmudest läbi ja mis sa seal piirad mind, et kas see on niisugune koht, kus nagu tasuks selliseid asju öelda? No see oleneb situatsioonist, eks ju. See on see koht, kus me mõlemad peame tunnetama, mis asi see õige on, eks ju. Ma küsiksin Igorilt, et kui mina ütlen sulle, mina ei taha, et sa lähed sinna töötuppa, ma ei ole selleks valmis, kuidas sina lahendaksid selle ära? Ma valiksin sinuga koos siis mõne teise töötoa, sest et meil on valik on tavaliselt 3 või 4 erineva töötoa vahel. Ehk et tavaliselt ongi raske seda valikut teha, et sa nagu tükk aega istud seal niimoodi, mõtled selle kava ees, kas ma lähen sinna või ma lähen sinna. Ja lõpuks kui te ei taha eraldi minna, siis minge koos, minge võtke, meil on alati ka midagi paaridel samal ajal toimumas, kuhu saabki 2 minna ja ongi äge. Aga peab ka enda sees, see on väga huvitav enda vaatluse koht, eks ju. Paradoks praegu tekib. Et miks ma ei taha lasta oma partnerit üksinda sinna, eks ju, nagu vaadelda, eks ju. Kui tema tahab minna ja ta saaks selle ägeda kogemuse, eks ju, et mis tekib minu sees, et ma ütlen, et kuule, tegelikult ma ei taha, et sa sinna lähed, tule minuga parem mediteerima, eks ju. Et mis see on? See on väga huvitav vaatluse koht, eks. Sinna tasub vaadata. Aga Kristiina, kui sina näiteks tunneksid, et nüüd ma tahan midagi vägeva kogeda üksi, et kuidas sa siis seda oma paarilise serveerid? Vaat see sõltubki tegelikult suhtest, et ma tunnen oma partnerit ja ma üldjuhul ma tean, et ma kindlasti küsin ta käest, et kuidas, isegi kui meie lähme tantrasündmustele ja me oleme nagu meeletult palju kogenud ja ilmselt võib-olla mingi avatumad mingites kohtades, kus teised ei ole, siis tegelikult me alati räägime sellest isegi täna, et kuule, kas sa täna tahad koos teha või mitte ja mõnikord me tahame koos teha ja mõnikord poole päeva pealt me tunne, kuule, lähme teeme eraldi asju. Et see sõltub tegelikult väga palju sellest, kus sa paari suhtes omavahel oled, et mul on sellele küsimusele selles mõttes nagu teistsugust vastust ei olegi. Aga ma mõtlen nüüd selle koha pealt, et kui näiteks meil oleks, kui ma mõtlen ise ennast tagasi, siis mina olen olnud ka väga klammerduv, väga kontrolliv kunagi ja mul olid nagu täitsa sellised suured hirmud selles mõttes, et kui mu kaaslane läheb kuhugile üksi, et mis nüüd siis saab. Ma isegi ei mõelnud läbi, miks ma nii tunnen, sest tavaliselt, kui meil tuleb hirm peale, siis see on nagu siuke... Kangestud ära, sa kuidagi suuda kaugemale mõelda. Meil on blokeeritud, et see Marguse nagu viide sellele, et vaatle ei ole üldse halb, sest me kipume olema nagu alateadlikult selle hirmu lõksus ja tantrafestival tõesti ja tantra kõige suurem, jällegi ma tulen sinna kohaloleku juurde, kui ma olen ise endaga kohal ja ma olen selles hirmukrambis, oh my god, mu kaaslane läheb ära, siis siin tuleb mingi, äkki ta ei armasta, vahest mul ei olegi mõtteid, ma olen lihtsalt ju krambis. Jah, sul on täiesti, sa oled välja lülitunud ja su aju ja mõistus enam ei toimi normaalselt. Aga siis ongi see, et aga mida ma siis vajan? Aga siia tulebki väga oluline koht, tegelikult on jagamine, et mis tihtilugu paari suhtes juhtub, et meil puuduvad tehnikad, kui tuleb selline keeruline situatsioon, väga tihti me keerame selja oma paarilisele, et üks on pahane, et mind piiratakse ja teine on oma haavas, aga tantra õpetabki seda, et me paarina pöörame teine teise poole tagasi ja me jagame oma hirme, oma soove, ausalt oma paarilisega, et tegelikult paari suhtes ütleme jagamine ja kommunikatsioon on kõige olulisem ja seda me õpime ka tantrafestivalil ja üks mõte, mis mul veel tekkis, et jagatud kogemus oma kallimaga, et me saame tulla sellest argirutiinist välja ja tehagi asju koos, et tantrafestival kindlasti ei ütle, et te peate nüüd eraldi neid asju tegema, et kui sa tuled esimest korda ja see kõik on uus ja sa ei saa aru veel, mis siin täpselt toimub, siis lepitegi alguses kokku, et me kogeme neid asju koos ja mulle näiteks just meenivadki mingid hetked, kus me oleme sinuga koos mingeid asju kogenud töötubades, kus on olnud ka teisi inimesi ja see on andnud nii ilusa kogemuse ja ma olen tundnud ennast turvaliselt ja see on toonudki sellist täiesti uut energiat ja sädet meie paari suhtesse. Aga mul on selline küsimus teile.
mis nõu te annaksite paaris olevale inimesele, kelle kaaslane ei ole valmis festivalile tulema? Et näiteks on naine, kes on jälginud meid siin, kuulanud, ta on võib-olla siin grupis, on ju, ta juba ammu tahab tulla, aga mees ütleb, kus sa lähed sinna debiilikutega kuradi ärplema, ei lähe sa kuhugi, istud kodus. Svingerite klubist. Jah, et kuidas, orgiale. mis sa lähed Kuhu sa sinna, lähed? ei lähe sa kuhugi sinna orgiale ja istud kodus. Et mis sa sellisele inimesele nagu soovitad, kuidas sellist olukorda lahendada, kui üks paarilistest ei ole festivaliks valmis? No tegelikult ega me sellest kommunikatsioonist ikkagi mööda ei saa, selles mõttes, et noh, ja see ongi see, et milliseid, et noh, kokkuvõttes on ikkagi ka see, et nagu ka vastutuse võtmine iseenda eest ja vastutuse võtmine on ka see, et millist paarisuhet ma soovin, et võib-olla noh, mina ise tunnen, et siit võib-olla ei ole niisugust nagu head ühest nii-öelda tõde öelda, et siis me võime arutleda, aga noh, nii-öelda salaja me kindlasti ei propageeri kedagi tulema, et ma nüüd salaja tulen, et siis keegi teada ei saa. Aga mõtle selle peale, et kui sa ei saa oma suhetes asjadest rääkida, siis võib-olla tasub enne tantrafestivali sellega juba tegeleda mingil muul tasandil. Ja ma tegelikult võib-olla toon ühe nüansi siia veel, et kui me mõtleme, et armastus on vaba, et keegi teine ei saa mind sundida ja päeva lõpuks ma ikkagi teen otsused oma soovist ja valikust, et mis on mulle hea, mis on minu enesearenguks hea, et me ei saa ka neid päeva lõpuks neid soove ja vajadusi alla suruda, et siin jällegi tuleb see jagamine ja rääkimise koht ja võib-olla leida mingid kompromissid, et ma siis jagan, mida ma seal teen või kui palju, kui sügavamale ma mõne praktikaga lähen, et su paariline suudaks seda nii-öelda konteinida, seda vastu võtta. Et võimalusi on väga palju, aga jah, et me ei saa seda pikas perspektiivis oma soovi midagi kogeda ikkagi alla suruda. See on natukene see, et kui üks partnerites otsustab, ma ei tea, hakata minu pärast taimetoitlaseks või hakata hommikul jooksmas käima või vahet ei ole, see kõik täpselt sama välja, eks ju. Ma ei saa ju sundida, et tänasest pead sina ka olema taimetoitlane või et mina pean sööma liha või kas ma pean hommikus juba koos jooksma või ma ei pea jooksma, eks ju. Kõik see jutud paarilised põimuvad väga ilus, eks ju, aga see minu tahe, minu vaba tahe on kõige olulisem asi, eks ju, ma pean saama oma vaba tahet teha, et kuidas sa sunnid seda liha sööma, eks ju. See on tõsi. Aga samas on sedasi ka, et meil on tantra sündmustel ja ka festivalil käivad ka nii-öelda paarid niimoodi, et üks paarilistest käib. Et see ei ole nagu välistatud, et see kindlasti, et nüüd on midagi väga hullusti, kui üks läheb ja teine ei ole, et käivad ja käivad ka selles, nad käivad ka aastaid, et jällegi, et tantrafestivali mingi kõmu selle ümber, et seal toimub midagi väga sellist, ma ei tea. Et sa ei saaks et kui sa oled paaris, siis sa ei tohiks üksinda see minna, see on täiesti vale informatsioon. Mulle ikkagi meeldib seda öelda, et tantrafestival on ikkagi kogukonna sündmus eelkõige, et see ei ole kindlasti mingi lantimise või ma isegi ei kujuta ette, kus kohast nagu see info on tulnud, et mingi orgia, et põnev oleks sattuda sellisele tantrafestivalile. Ma huvi pärast tahaks kohe nagu minna, sest et kõik räägivad, kus see on. Kui teame, siis kirjutage meile. Me ei ole veel näinud, me tahaks näha. Aga ma kindlasti soovitan sulle veel, kui sa plaanid üksi tulla, et ära tee seda salaja, et ole aus ja väljenda oma soovi ja huvi selle vastu. Et see ongi nii, et kui me elus mõtleme, et kas me mingeid asju tahame varjata või mitte varjata, et ka peresuhetes, lastega suhetes, et kui sa oled võimalikult aus, tantra ütleb, et ole aus oma tunnete ja emotsioonide vastu. Ole ehe. Ole ehe, just. Ja ole aus ka töö juures, ütle, et nii, mis plaanid on suveks, mina lähen tantrafestivalile suve, vaata, mis nägu nad teevad. Kas keegi tahab veel tulla? Praegu saab veel soodust ület. Aga mina tulen teise arvamusega, et sa võid olla aus, aga paari suhtes, kui see puudutab mu paarilist, siis ma loomulikult räägin sellest, aga mina näiteks ei tunne, et ma tahaks seda jagada, ma ei tea, oma perekonnaga või kõikide sõpradega. Ma tunnen, et mulle meeldib, et mingi osa minu elust on nagu isiklik, et miks, ma ei jaga ka seda, kui ma lähen mingi taimetoidufestivalile, et kuulge, ma lähen taimetoidufestivalile, et ma räägin seda sellega, kes ma tunnen, et kes ka nagu võtab mind vastu, et
kui ma tean, et ma olen tundlik näiteks, siis ma loon endale ise turvalisuse ja ma jagan nende inimestega, kus ma tunnen, et ma saan seda nagu toetust või neutraalsust. aga õnneks on Kristiina vanaema interneti vanaema, nii et ta teab kõike, mis Kristiina teeb, kuna ta vaatab internetti, nii et ta ei pea otse jagama. aga kui mul on selline küsimus teile. Kui teil on näiteks 18-aastane tütar, kas te saadaksite ta tantrafestivalile üksinda, julgeksite saata? Julgeks. näiteks vaata eile me rääkisime ka, et enne me saadaksime ta tantrafestivalile kui kuhugi, ma ei tea, hip-hop-festivalile. Sest et ma ütlen teile ausalt, tantrafestival on võib-olla see festival, kus kõige vähem üldse seksitakse, sest lihtsalt selleks ei ole aega. Kui sa lähed kuskile hip-hop-festivalile ja jumala eest saadad oma tütre sinna, kus lava pealt õigatakse, kas te olete juba kõik pilves ja mingid tüdrukud saavad seal rivi ja sa ei tea mitte kunagi, mis selle sinu lapsega võib seal juhtuda. Et meil on ainetevaba festival. Jaa, ma just tahtsin ka öelda, ühtegi mõnuainet me ei kasuta, ühtegi populaarset mõnuainet, mis praegu siin ühiskonnas on väga populaarsed. Ega ka ebapopulaarset mitte. Et me kasutame ainult oma teadlikkust, oma seksuaalenergiat, eluenergiat, kultiveerime seda ja tänu sellele muutume õnnelikuks ja säravaks ja nooruslikuks. Aga võib-olla on hea korraks rääkida ka, et mul endale kogu aeg tunne, et kui me räägime sellest seksuaalenergiast, siis ma ei tea, võib-olla keegi arvab, et mingi hull flirt käib seal, et seksuaalenergia tähendab see, et ma mingi hullult pakun ennast välja ja olen mingi sulnis, nagu ajan keelt kõrva nii-öelda rahvapäraselt öeldes. Et tegelikult seksuaalenergia, nagu Bella toob see kogu kõrvale, on eluenergia, ehk see on see elususe tunne. Et kui sul on armumise kogemus ja sa tunned, kuidas kogu su keha nagu, ma ei tea, iga rakk on lihtsalt elus, siis sa ei saa öelda, et see on ainult iha, seal on nagu rohkem, seal on totaalne elusus ja see ongi see, aga selleks ei pea olema teist inimest, ehk tantra õpetab sulle, kuidas seda erilist seisundit, mis muidu on armumisega seoses, kus sa oled nii elus, sul on, ma ei tea, ütleme, et emotsionaalselt sa ei lähe sedasi võib-olla auku nii kergesti, et sa oled nagu sihuke uplifted, et su energia on kõrge, siis tantra õpetab, kuidas seda saavutada ilma selleks, et sul on kogu aeg vaja uut armumist. Et sul on bliss-seisund üksinda. Just. Ja kõik see, mis väljaspoolt tuleb, on sulle boonus. Et see ongi see üks paradigma ja üks tõde, mida tantra õpetab. Sa leiad selle õnnetunde iseenda seest. Aga ma tahaksin rääkida ka ühest varjupoolest, mis tantra kogukonnas liigub ja millel on ka tõepõhi all, et osad tantra praktiseerijad, terapeudid ja ka õpetajad ei ole alati puhaste kavatsustega. Et kuidas sellises olukorras käituda või mis ettevaatusabinõusid teie soovitate üldse kas või terapeudi valikul või õpetaja nii-öelda kuulamisel, kas õpetajal on nii palju autoriteeti, et sa pead temaga ei tea mida tegema? Mis te selle kohta ütlete? Ja ma arvan, see on tegelikult üks suurimaid tabusi ka, mis kui inimene mõtleb, kas minna tantrasse või mitte minna, siis see on üks koht, sest neid skandaale on üle maailma olnud. Aga midagi seal ju on. Midagi on. Ja tegelikult see kõik, mis on seotud seksuaalenergiaga, see on ligitõmbav seda, kas me tahame tunnistada seal või ei. Seal on võim, seal on manipulatsioon, seal on sellised mängud ja alati ei ole need puhta kavatsusega. No, eks vaata, sealt tuleb hakata minu arvates sealt poolt vaatama, et ega võim iseenesest on ju atraktiivne ja külge tõmbav, eks ju. Ja ega siis muidu ei oleks neid sadu või tuhandeid anekdoote ülemuse ja sekretäri kohta ja mis iganes, eks ju, see tegelikult täpselt samast dünaamikast, eks ju, et kui on seal autoriteet, on seal võim, eks ju, siis seal tekib see külge tõmme juba, eks ju, ja õpetaja, eks ju, kui sa seal seletad suure grupi ees, eks ju, siis sul peab olema autoriteeti, muidu sa poleks seal grupi ette saanudki, eks ju. No pluss, eks ju, kõik muu selle juures. Et jaa, loomulikult on selle õpetaja poole peal see vastutus, et mitte nagu liiga intensiivselt välja pakkuda oma teenus plussi, eks ju. aga loomulikult ega siis igasugune suhe ju käib kahe inimese vahel ja ega siis sellel teisel poolel on ka oma vastutus. Ehk et vaadelda seda, eks ju, et aga miks sind tõmbab selle persooni poole, mulle nagu tundub, eks ju, et kas see ongi nagu, et kas ta meeldib mulle tegelikult inimesena, eks ju, või ma tahan kuidagi iseennast nagu upliftida sellega, et ma saan sellise tegelasega
lähemalt kontakti või noh, et mis üldse nagu see seos on, et mille pärast mind sinna tõmbab. Et ega siis ju kedagi kuskil kõigis nendes üle maailma käivates case'idest jõuga ei ole võetud, eks ju. Ma tooks ühe teise vaatenurga, et tegelikult kui me vaatame õpilase ja õpetaja rolli, siis õpetaja on kõrgemal positsioonil ja see õpilane vaatab temale alt ülesse ja mõtleb, et kui ta teeb midagi, siis ma saan valgustatud, et selles mõttes need positsioonid ei ole kindlasti võrdsed. Aga ma tahaksin öelda, et meie festivalil vähemalt me proovime teha kõik selleks, et selliseid asju ei juhtuks ja meil on isegi õpetajatega kokkulepped, et mingisuguseid intiimsuhteid osalejate ja õpilaste vahel ei tohi nendel olla. Ja ka kõik terapeudid, kes meile tulevad sinna tervendusalale, nad käivad läbi sellise tugeva kontrolli, me vaatame üle nende tausta, me kuulame tagasisidesid ja meie listis tegelikult on ka selliseid inimesi, keda me üldsegi ei võta tantrafestivalile. Aga ma toon siia ühe olulise asja nagu teie mõlema selle asja peale kokku, et ükskõik, mida sa praktiseerid, siis kaine mõistus ja see, et mina olen kõige tähtsam, on tegelikult oluline ja nüüd tuleb jälle seesama asi, kas ma julgen väljendada, täpselt, et kui me oleme, mina olen olnud ka sellises olukorras, kus ma tegelikult, minuga on mindud liiga kaugele, tegelikult väga, väga siiralt, et mul on niisugune isiklik halb kogemus. Aga see ongi see, et kas ma julgen öelda ei, me tuleme ikka jälle siia tagasi, sest ükskõik kui palju keegi teine proovib panustada sellesse, et ma hoolitsen selle eest, et on turvaline, siis õppida iseenda eest hoolitsema on A ja O. Ehk mitte keegi ei saa sinu eest lõpuks nagu seista, kui sa ise näiteks tunned, et ma olen väärtusetu, et mul ei ole õigust, et kellelgi, või ma näen seda, et keegi teine on, ma ei tea, kas kellegi teise õpetus või kellegi teise sõnad, keegi teine on tähtsam kui mina, mitte keegi ei ole tähtsam kui sina ja see on see, kus nagu tantras, see ei ole nagu ego koht, vaid see on eluterve koht, et kui ma tean, et ma olen kõige tähtsam, siis mina oskan enda eest hoolitseda. Ja see on see ka, et võib-olla alguses sul ongi see ebakindlus, et mul puuduvad ju need teadmised, et temal on, et järelikult ma pean tegema seda, mida tema ütleb, aga ma lihtsalt ka ütlen oma kogemusest, et meie sees on kõik teadmised olemas ja sa saad valgustuda nii, et kui sa ei lähe vastuolu iseenda tõega, ise oma soovidega ja kehtestad need piirid, et alati tunned, kas see päriselt mulle sobib. Ja see valgustumine ei sõltu mitte kellestki väljaspoolt, et see Jumal, see valgus on sinu sees tegelikult olemas. Hästi öeldud. No jaa, meil on siin nüüd nii palju kommentaare tundnud, et me ei suuda kahjuks ühte valida. Pea läheb sassi, kõik need kommentaaride laviini all. Et võib-olla võtame meie viimase teema siin kokku, et kuidas meil see organisatoorne pool siit nüüd edasi läheb. Ma tahaks korra öelda, et me rääksime paaridest, aga siis võib-olla vallalised mõtlevad, aga kas on siis ainult paaridel, et kas ka, kui sa oled, on vallalised. Et kas kui sa oled üksinda ja vallaline ja võib-olla tahad isegi uusi teadlikke tutvusi sõlmida või leida omale elukaaslast, et kas siis ma ka võin tulla, mis te arvate? Ei või, jah? Ei või. Okei. Ei luba. Igor ei luba tulla, aga mina luban. Kristiina, kas sa lubad tulla vallalistel? Ei, no me ei ole mingid loaandjad. Me ei ole need, kes ütlevad, kas võib või ei või. Sa ei pea kellegi käest luba küsima. Alustame sellest. Tule kohale ja vaata, Sina ei pea luba küsima, milliseid valikuid sa elus teed. See on sinu otsus. Ja tegelikult on päris lahe tulla vallalisena Eesti Tantrafestivalile, sest sinna tulevad ka teised ja kui sa lähed sinna, ma ei tea, hip-hop festivalile, siis ongi seal kõik pilves, et seal on pilves kõik armastusest, seksuaalenergiast ja sa kohtudki samasuguste inimestega, nagu sina oled, kes on huvitatud vaimsest arengust. Ja väga lahe on tulla sõbraga loomulikult, kui sa sõbraga, sõbrannaga, eks ju. Aga ma väga utsitan sind tulema ka päris üksinda. Selles suhtes, et kes on käinud üksinda reisil, minul mõni kogemus oma elus on õnneks ja see on absoluutselt midagi muud. Sa lähed sõpradega reisile, sa oled selles omas turvatsoonis, eks ju, räägid seal oma eesti keeles, oma värke ajad, eks ju, ja tegelikult sa ei integreeru, mina ei integreeru selle kohaliku olustikuga. Aga siis, kui ma olen üksinda reisil, siis
on hoopis teine asi, ma pean hakkama teistega suhtlema, eks ju, ma olen, lähen kohvikusse, istun, vaatan, kohe, võib-olla keegi on, kellega nagu jagada, kellega rääkida, kellega mingit kontakti saavutada. Ja tantrafestival oli täpselt sama asi, see on jube lahe selles suhtes, et kuna see, inimesed on nii lahti seal, toidujärjekorras või söögis või kõik lähed, istud lihtsalt mingisse putti sisse ja hakkad rääkima suvalises kohas, võetakse nagu väga ilusti vastu, et see on, et see üksi tulek võib olla isegi ägedam kui sõbraga tulles. Nii et ära sellepärast, et ta kindlasti tulema, mul ei ole kellega minna. Lähed sinna ja 10 minutiga on sul kõik juba omad sõbrad seal. Võib-olla see vibe ongi see, et kui inimesed julgeb, kui me oleme kohal, kui me ei joo alkoholi, kui me avame iseennast, siis tegelikult mis juhtub, on see, et inimeste nagu südamed lähevad hästi lahti ja ütleme, eks teiseks päevaks vähemalt on juba tekkinudki see, et võib-olla sa pole kunagi neid inimesi näinud, aga on tekkinud see ühendus ja üldjuhul, kui me oleme rääkinud nende inimestega, kes üksi tulevad, siis nad ütlevad, et ma olin täitsa üllatunud, et ma läksin, seal oli glamping telki ja ma olin üksi ja siis juba ma hakkasin seal rääkima, seal oli üks teine tore naisterahvas ja ta oli ka üksi tulnud ja siis ja leitaksegi väga sügavaid sõprussuhted, et meieni on jõudnud need lood, kus inimesed on leidnud oma hingesugulasi, oma väga häid sõpru ja sõbrannasi, nii et kindlasti koht, kus luua selliseid sügavaid suhteid. Ja aga kuna punt ei ole nii suur nagu laulupidu, eks ju, et öelda, et sa see 3, 4, 500 inimest tegelikult silma järgi sa kohtad neid igal sammul selle platsi peal kogu aeg. Et sa jälle ja jälle satud taga kokku ja saad süvendada oma kontakti. Festivali meie eripära on see, et me ei müü ühepäevapileteid. See tähendab seda, et kui me müüksime ühepäevapileteid, oleks iga päev meil seal uued näod kohal ja teate küll, kui raske on luua tutvust, kui see inimene on järgmine päev läinud. Kuidas sa siis lood seda tutvust? Ehk meil on ülipiiratud arv 2 päevapileteid ja kõik teised on 4 päeva kohal. Ehk 4 päeva on aega tuttavaks saada, suhelda, ma ei tea, minna koos töötuppa, niisama vestelda. Et see on selline suure perekonna tunne, selline ühtne tunne, mis seal festivalil tekib, et sa juba tead kõiki, nagu Margus ütledki kõigile tšau või isegi kui sa ei ole rääkinud, siis sa oled midagi ühenduses ja see on midagi täiesti maagilist, mis sellised suured grupid koos, kuidas nad koos hakkavad hingama. Ja et seda ei saagi siin ekraani vahendusel üldse edasi anda, et seda lihtsalt sa pead kogema, sa lihtsalt oled nagu nii tänulik, sa oled elus, sa oled ehe ja sind on vastu võetud ja sa tunned seda ühendust kõigi teiste osalejatega. Ma isegi ütleks, et võib-olla tantrafestival suudab luua sotsiaalselt palju suuremat turvalisust. Et kui kardetakse, et tantrafestival ei ole turvaline, siis rääkige ükskõik milliste osalejatega, et vastupidi, see turvalisus tuleb sellest, et ma saan jagada, inimesed on toetavad mu ümber, et see on kordades nagu see turvatunne sellisest ausast, ilusast ühendusest nagu kasvab seal lihtsalt päev-päevalt. Aga ma keerasin nüüd selle esialgse teema nüüd vastupidi, et et olen läinud sinna festivalile, olen seal rullinud mingit toredate inimestega 4 päeva, eks ju, meil on selline teise leveli suhe juba tekkinud, eks ju, väga oleme jaganud siin oma kogemusi ja isiklikuks on läinud suhe, eks ju, ja kui ma nüüd peaksin selle inimesega oma tavaelus, oma tööelus, oma professionaalses elus kokku põrkama, et mis siis on? Kallista. Ma arvan, see ühendus säilib, Margus. See ühendus säilib. Et see ei ole niimoodi, et tuleme algusesse tagasi, et kui sa ennem kartsid, et su töökaaslane tuleb festivalile, siis nüüd, kui sa lähed tööle tagasi, siis ei ole niimoodi, et äkki ma näen seda sama inimest jälle. Vastupidi, nüüd on tekkinud sul päris isiklik suhe selle inimesega. Sa näed teda inimesena, mitte töökaaslasena. Ja ma võin ka jagada oma kogemust, et need on mõlemad pidi, et mu põhitegevusala on üsna selline tehniline ehitusinseneeria ja mul on mõlemad pidi kogemust, päris korduvaid kogemusi. Ühtepidi on see, et kui siis ma olen teinud mingisuguse inseneritehnilise konsultatsiooni ära, võib-olla päris midagi keerulist ja sügavat ja rasket ja siis on see töötellija ja siis ütled niimoodi, kuidas sa selle töö ära saad. Kuule, by the way, Margus, et
mul on sulle veel üks küsimus et ja siis küsin mingit tantra asju. Et see on päris pull tegelikult, et alguses paaril esimesel korral ennastki nagu ehmatas umbes ära, et mis värk, eks ju. Et me tahame kastistada, on ju, et see on see roll, see on see roll. Et see on see elu ja see on see teine elu, eks ju. Aga jumal, see Karin, see on nagu väga äge tegelikult. Ja tegelikult ka vastupidi on päris mitu väga ägedat kogemust, eks ju, et kus siis samast omast tantra ringkonnast on tekkinud sellesse professionaalsesse elusse nagu partnereid või koostööpartnereid, kellega neid asju ajada ja teadlikult ajada, teadlikud suhted, see on nii oluline kvaliteet. See kontekst on hoopis nagu teine, see usalduse tase on hoopis teine ja nii edasi, et tegelikult ka ma pigem ütleksin, see on väga soovitav ja väga head. Ja vaata, kuidas see laieneb kaugemale, et see ei olegi see, et me 4 päeva oleme seal ja igaüks läheb oma suunda, vaid me loome ühendusi, mis kestavad ja läbi mille me saame, ma ei tea, luuagi oma ärisi või luua oma suhteid või luua oma elu, et see on nii palju suuremat. Pluss, et sa lähed nende teadmistega, ütleme, et kui sul on nagu lapsed, on ju, ja nüüd, kui sa õpid ise valikuid tegema, armastavalt kehtestama, siis kõike seda sa tegelikult annad edasi ka oma nagu lastele, et tantra festival ei ole lihtsalt mingi seksuaalsuse festival, et see tantra on süsteem, mis ütleb, kuidas nautida oma elu, kuidas öelda oma elule jah ja kõikide nende kogemustega elus veel, kuidas ka toime tulla, sest kõik ei ole ilusad. Et võib-olla jah, festivalis on nii palju inimesi, et siin me seda süsteemselt teha ei saa, aga oma väiksematel sündmustel oleme kohe lastnudki kõva häälega jagada, et eks ju, aga millega sa ka muidu tegeled, et siis ongi nagu hea küsida nagu, et kuule, mul on selline teema, mis pärast pooleli, eks ju, äkki sa saad mind aidata, juuras, ehituses, mis iganes teemas, eks ju. Et siin sa pead toidijärjekorras rääkima. Et ära siis karda sellest rääkida, eks ju, aga tegelikult ma oma igapäevastest tegevustest teen selliseid asju, et sealt võib nagu üli selliseid kasulikke kontakte saada. Ja minu arust see on nagu see teadlik ettevõtlus, me natuke lähme teemas kõrvale, aga mina igatsen seda, et ma tahan luua midagi äriliselt ja mu kõrval on sama inimene, kes on midagi samad kogenud. Et minu arust see on väga ilus kvaliteet. Muidugi, ma ei arva, et sa teemas kõrvale lähed, et see ongi see laiendus, et kuhu sa võid kasvada. Boksist välja, boksida vahel peal, et seinu nii palju olema. No kui sa vaatad seda seltskonda, siis hakkad sealtpoolt pihta. Ehitusinsener, jurist, ärijuhtimise lõpetatud EBS-is, logistikajuht, et me kõik oleme tegelikult teinud karjääri ka selles 3D maailmas, tavamaailmas ja saavutanud omad positsioonid, aga vaatamata sellele see festivali teema ja see tantra teema tõmbab meid ja me oleme selles olnud juba igaüks meist üle 10 aasta ja jätkuvalt on põnev ja huvitav, et midagi siis peab selles olema. Kuulge sõbrad, aga teate nüüd, ma mõtlen seda, et meil on üks oluline teadaanne täna veel. On ju, enne kui me lubasime, et me oleme tund aega laivis, et siis me saame oma teed jooma minna ja enne kui me selle laivi võib-olla lõpetame, et meil on teile üks teadaanne just seoses organisatoorse poolega. Kõigile neile 7000, kes siiamaani kellel me ei ole jõudnud vastata. Jah, kohe me jagame teiega väikse uudise. Nimelt meie kaunid naised on otsustanud jätkata, võtsid selle teatepulga meestelt üle ja jätkavad festivali eestvedamist iseseisvalt. Ja meie meestena ei ole enam organisatoorses rollis, vaid oleme toetajad ja siis ka õpetajad seal festivalil. Ja et festivalid näete meid kindlasti kõik ikkagi edasi, aga ma ei tea, naiste aasta siis. Naiste aasta, naiste juubeli-aasta. Aga et tegelikult, kui me Kristiinaga seda võtsime selle organisatoorse poole üle ja oleme igapäevaselt sellega rohkem seatud, siis et nii nagu tantras on mees-naise energia jumalik tants, siis me tantsime seda tantsu ikka läbi oma paariliste, nii et nad on meil hingeliseks ja vaimseks toeks selle kõige loomisel. Kohalolus siin. Ja, katsume hoida ruumi, katsume anda oma tuge, oma nõu, kui küsitakse vahel ja las siis Shakti tants tiirleb, las see mateeria ja maailm pöörleb ümber oma telje. Vaatame, kuidas see kõik loob ja hoiame meie naistele pöialt. Neil on väga tore tiim, meil on siin mõnusad tiimikaaslased veel backstage'il, kes on
nii usinasti juba seda kõike loonud, et kava on valmis, õpetajatega kokkulepped tehtud, vabatahtlik, meil on nii palju vabatahtlikke huvilisi see aasta olnud, et see on nagu imeline, et ma usun, et tuleb vägev festival ja me 5. juubeliaasta. 5 aasta Tähistamine, järjest, et me ootame ka teid kõiki sinna, et seda üheskoos tähistada, seda suurt elupidu. eks meie Igoriga kahekesi saame seda vaadata, just seda, see on nagu lahtilaskmisharjutusena ühtepidi, aga teistpidi nagu kaali, eks ju, midagi sa pead lahti laskma, et sa saaksid ruumi luua uutele asjadele. Et siin jah, kindlasti tohiks olla mingisugust sellist kurba nooti, nagu me teeme omale ruumi, et me saaksime minna edasi astuda, et elu peab liikuma. ja See see ei pidev tähenda, et muutumine ju ka, eks ju. See ei tähenda, et Margus ootab tööpakkumisi praegu. Aga head pakkumised võivad ju tulla alati. Mulle võivad alati. Ma võin ka oodata. Ei ka öelda. Kontrollige järgi, kas Margus oskab ei öelda ja katsetage Igori peal ka. No me tegelikult selline siseinfo nii palju, et nii mina kui Margus, me mõlemad ehitame parasjagu talumaja kusagil Eesti eri otstes. Kogukond saaks kasvada veel. Et kogukond kasvaks ja aias saaksid viljapuud kasvada ja see on see, kuhu meid praegu tõmbab südames ja kevad on juba käes ja juba tahaks näpud mulda ruttu saada ja katust on vaja veel panna ja nii, et tööd on. Tööd jagub teil, ja nii, et anname siis omalt poolt õnnistuse meile kaunitele šaktidele ja jääme ootama meie järgmist suurt sündmust ja kohtumist teiega. Nii et juulikuus Laitse graniitvillas ja 17–20 juuli ootame kõiki teid taas. Tähistama 5. aastat. Ja info ja piletid tantravist.ee. Just. Kohtumiseni! Mõnusat pühapäeva! Tšau!